Tšauki, mina olen jälle Kirsipuu. Mulle on saanud selgeks, et ma olen väga analüütiline inimene. See tähendab, et ma mõtlen väga palju. Ma mõtlen millegi peale ja siis ma mõtlen selle üle, mida ma mõtlesin. Ja ma mõtlen mingeid järeldusi sellest kõigest, mida ma mõtlesin mõtlemisest või noh. Ja selline analüütilisus on tegelikult ebavajalik. Ja see on, võib-olla on see nagu kaitsemehhanism, kuna ma püüan, ma ütlen, et see on kaitsemehhanism, kuna ma püüan mõelda läbi kõik asjad nii, et mul läheks hästi. Et ma vähendaksin võimalusi ebaõnnestuda. Tegelikult see ei ole ebaõnnestuda, vaid ma vähendaksin võimalusi haiget saada. Silm sügeleb nüüd kohe selle peale. Aga jah, ja see on siukene asi minu jaoks, mis on hästi tugev minu elus. Ma olen hästi palju omas peas, oma mullis ja ma mõtlen kõik käigud. Ma panen tähele kõik käigud. Ma vaatan ümberringi, kõik on, mida ma tähele panen, mida ma uuristan nagu läbi. Ja see on päris nõme. See on ebavajalik, see on koormav, see on selline täiesti mõttetu energiakulu. See on ajaraisk. Ja mulle on palju öeldud, et ma olen väga selline tark ja nutikas, aga jah, et pigem on tegelikult see põhipoint ikkagi see, et jah, ma motiveerin ja minu arust jah, põhiasi on see, et mitte, et ma räägiks midagi tarka asja, vaid see on lihtsalt täiesti tobedus, täiesti tobedus, mingi intelligentsus või mingi tarkus, ma olen lihtsalt üle mõelnud. See on nagu nii mõttetu. See ajab mind nii närvi. See ajab mind nii närvi, sest et see on lihtsalt elukestev. See on nii tobe, see on nii... Igatahes, mis on nagu põhiväärtus, on see, et ma lihtsalt räägin. Ja see on ülilihtne. Kõigil teha. See on lihtsalt üks samm. Lihtsalt ütle välja. Nagu ütle midagi. Sest et ma olen olnud väga analüütiline ja see kõik on nagu muutnud tegelikult seda, et ma ei ole saanud rääkida välja. Kuna mind on teatud eluperioodidel, hetkedel, teatud kokkusattumused, mingid juhused, mis on mind lükanud, et ma kas räägin või suren. Nagu that's it, et ma nagu olen nii piiri peale viidud, et see annab mulle see tähendab, mul ei olegi muud, mul on kogu aeg võimalus olnud rääkida, aga mul ei ole lihtsalt mitte ühtegi muud võimalust olnud. Ainult kaks, kas surra või rääkida, et nagu miks peab sinna minema? Räägi. Mis on? Mis sul on? Ma räägin nagu iseendaga, samas sinuga, kas me oleme eraldi? I don't think so. Et ma olen lihtsalt ennast täitsa segi kamminud. Sest et ma olen olnud tema mõtetes. Ja mind on päästnud see, et ma ei ole enam, ma jagan oma mõtteid. Ja isegi kui sa ei ütle mulle, et minu tegevus on sulle sind südame tasandil mõjutanud, siis ma ei tea seda. Aga ma ühesõnaga bla, ära siit rohkem kuula, aga mida ma tahan öelda?
et ma räägin. Ja see on hea. See on parim asi, mis võib olla ja miskipärast mulle öeldakse, kui ma just räägin vaata selliseid nagu teemasid, kus mul lihtsalt oli see siin maas, kus ma nagu jään mõttesse ja ma nagu urgitsen või nagu räägin tasandilt, mis on nagu minu jaoks siukene tühjuse tasand, ma nimetan seda enda jaoks siuke, et mul ei ole mingeid tahtmisi, mul ei ole mingeid pürgimusi, ma lihtsalt räägin midagi, mis tuleb nagu ülesse. Või on mingist vaibist tulenev, et siis öeldakse mulle, et oo, sa oled mingi või mis asja sa suitsetad või mis neid drugs, uimasteid, narkootilisi aineid kasutad. No ma ei oska sellest midagi mõelda, sellepärast, et ma ei ole mitte kunagi ühtegi narkootilist, ma ei tea, kas kohv on narkootiline või ta ei ole, ta on ikkagi mingit sorti, aga meelemürk võib-olla jah, ma tee ja kohv ja alkohol on kõik, mis ma olen oma elus proovinud. Kohvi ma joon siiani tihedalt, teed vähem ja alkoholi, ma joon ülivähem, ma ei ole mingi 5 aastat nagu purjus olnud. Selles mõttes, et see on täiesti alusetu, aga ma saan aru, et midagi seal on ühesõnaga, et see lihtsalt teaks, võib-olla see info annab sulle midagi. Et siis ongi nii. Ma tahtsin ühest asjast veel rääkida. Heategevusest. Heategevus minu jaoks on väga silmakirjalik. Sest et millelegi raha peale visata ei... See on see mentaliteet, milles me elame, et üritame nagu tagajärgedega natukene neid tagajärgi nagu leevendada. Aga panustame nagu põhjustele nagu räigelt. Nagu räigelt lihtsalt. Mulle kirjutas nagu mingi... Ma ei taha muidugi välja kutsuda, aga ma kutsun välja. Selles suhtes ma ütlen selle välja, et... Okei, ma ei ütle välja. Kiirtoidukett, kes alustab mingit heategevuslikku kampaaniat... See on lihtsalt nii fucked up, et ja ma ei osale, kui selle organisatsiooni, kes iganes tegeleb, kes ei tegele nagu inimkonna heaks, kas see on tervis või mõtlemine või selline kuidagi nagu abistada, mis ei tegele oma selle brändiga niimoodi, siis ükskõik, mis heategevuslikku asja nad teevad, see on neile ikkagi reklaam ja see on nagu, ma ei saa sellest osaleda. Või see ajab mind närvi, see on lihtsalt nii, et kas te olete nagu, kas te peate meid rumalaks, kas sa pead ise ennast rumalaks või sa oledki rumal? Et sinu ettevõte tegeleb saastaga ja siis sa paned sinna ja ajab rämedalt raha kokku ja siis sa paned, et vaat me teeme heategevust. Ükskõik kui palju raha sa annad heategevusele. Seal pole mitte mingit väärtust, kui sinu tegevus seda ei toeta, kui veel kõige hullem, kui sinu tegevus seda põhjust, miks on vaja heategevust, süvendab. Mida ma heategevuse juures ei salli, on kui annetuskastidel on nutva lapse pilt. Ma ei anneta mitte kunagi, sest mina ei poolda, et vähemusi või nagu see, kes vajab abi, kujutatakse nutvana. Et ma peaksin kaasa tundma. See ei käi nii. Nad peaksid naerma seal pealt, siis ma tahan anda kõik oma raha neile. Või
Miks ma peaksin panustama nutva lapsele? Või nagu ma tegelen lastega palju. Kui laps nutab, siis ma lihtsalt ootan selle nutulaine ära. Ma ei heida ette, ma ei kiida takka. Ma põhimõtteliselt ma tean, et see on emotsioonilaine. See on oluline, et see tuleks ja et ta läheks. Ma ei suru seda alla. Ma ei haibi seda ülesse, et nuta. Ma lihtsalt ootan selle ära. Ma ei lahku. Ma ei keera selga. Ma lihtsalt olen. Ja see on piisav. Sest et kui see mööda läheb, kui ma seda takka, nagu kui seda ma alla surun, siis ta tunneb häbi, et see juhtus. Aga emotsioon ei ole mingi häbi. Kui ma lahkun, siis ta teab, et kui ta nii käitub, siis inimesed lahkuvad tema juurest või see, kes temast hoolib, lahkub tema juurest ja see ei ole hea eeskuju. See paneb teda enda emotsioone alla suruma. Kui ma ütlen nuta, siis on ka nagu häbi, sest et miks sa seda nagu haibid või? See on lihtsalt see, mis ta on. See ei ole mitte midagi. See on lihtsalt emotsioon. Seal peab laskma tulla, seal peab laskma minna ja see ei muuda mitte midagi nagu suhtes. See lihtsalt on ja millestki on ta tulnud. Kui see laine on üle läinud, siis sa saad selge peaga võib-olla seda arutada, sellest rääkida emotsioonivabalt, nagu kui see on juba üle läinud. Siin tuleb nii palju mõtteid, aga noh, nii ongi. Soojad tallad on mul käes ja need on minu mõtted siin täna, mida ma tahtsin avaldada. Et kui sa tegeled tagajärgedega ja sa panustad ikka veel põhjusele, siis nagu stopp nagu. Sul pole pointi tagajärgedega tegeleda, sest sa panustad põhjusele. Ja vahest ma mõtlen, kust see kõik algas, eks ju. Ja praegu siin, kus ma olen oma asjadega jõudnud, endaga jõudnud, siis ma praegu usun, et põhjus on kasum, omand. Jah, kasum ja omand. Okei. Nii, mul on siin soojad sokid. Ma lähen õue, täna on nii ilus ilm, sügisilm ja mul on vaja tegelikult hästi palju teha, sest et ma teen ju neid videotunde seal. Ja me eelmine kord filmisime, 2 eelmisel tunnil me filmisime lastega nagu ühisvideosid ja ma pean need nagu kokku panema, sest kui nemad ise teevad kodutööd, siis nemad teevad kõik asjad ära, aga kui me teeme ühisvideod, siis ma panen ise need kokku. Filmimist ja nemad kõik teevad seda, me teeme nagu tunnis ja mul on vaja seda nüüd teha hästi ruttu. Ja, aga ma olen üsna, ma olen nii palju videosid teinud, et ma saan ennast usaldada, et kui ma kätte võtan, siis ma teen selle montaaži hästi kiiresti ära ja ma teen õigel hetkel õigeid valikuid ja ma suudan need videod ära teha. Et selles mõttes, kui sa midagi oskad, siis sa saad nagu asju kiiremini teha, asju täpsemini teha. Sa juba näed läbi, sa juba mõtled ette, vaat sealt tuleb see, siis ma panen selle, siis muisa läheb nii, siis ma saan need klipid panna, kui ma tõks, nad omavahel muudan, siis storyline läheb nagu sujuvamaks. Siis ma võtan sealt väikse klipi, vaat see annab sellist väikest maitset siia juurde. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab ja mõtle omi mõtteid ka ja ütle neid välja ka. Okei, tšau!